Tere, mina olen Grõõt Filippov ja täna räägin teile PR-plaanist. Kuidas luua edukas PR-plaan? Selle tarvis tuleb vastata 3 sihti seadvale kommunikatsiooni alusküsimusele ehk selgelt sõnastada, kellele, mida ja kuidas kommunikeerida. Lisaks tuleb täpselt defineerida enda sihtrühm või sihtrühmad. Eesmärk on õppida vastavalt sündmuse sisule oma publikut nii hästi tundma kui võimalik. Peale seda jääb üle luua ürituse sisu avav, eristuv ja köitev narratiiv ning alustada meediatööga. Toome siia praktilise näite ja ütleme, et Eestisse tuleb metal-bänd Mastodon. Sinu ülesandeks saab olema kontserdi PR-plaani loomine Eesti turule. Millest alustada? Kõigepealt tuleb uurida oma sihtrühma ehk teada saada, mis bändi fänne köidab ja kõnetab, milline on nende igapäevaelu ja kuidas nad mõtlevad, kes on fännid, nende sõbrad ja mis on sinu publikule kõige olulisem. Alati on mõistlik uurida seda valdkonna enda inimeste käest. Vaadelda samaskene bändide publikuid, viia vajadusel läbi kuulajatega fookusgrupi intervjuud, sõnastada detailsed sihtrühmapõhised sõnumid ehk mõelda, mis sõnumiga kutsuda publik kontserdile. Kui sul on paigas põhisõnumid, hea tunnetus sihtrühma suhtes ja kandev narratiiv, saab alustada meediatööga. Milliseid traditsioonilisi kanaleid võiks võimalik Mastodoni kuulaja Eestis tarbida? Kanalite ja saadete taustauuringust selgub, et PR kontekstis on tegu raadiole orienteeritud sihtrühmaga, keda on võimalik püüda näiteks Rock FM-i, R2 raadiosaate Rockiministeeriumi ja Metallioni kaudu. Miks mitte avada bändi loomingut ka Ekspressi areenis või pakkuda väljaandele eksklusiivintervjuu? Mõtete koondamiseks tuleb luua PR-plaan, kus on kirjas kõik võimalikud meediaaktiviteedid alates pressisündmusest kuni raadiointervjuudeni. Peale sihtrühma spetsiifilisi kanaleid on loovate lahenduste kaudu hea fooni tekitamiseks mõelda üleriigiliste kanalite ja nende saate formaatide peale. Sul on peale ERR-i kultuuriuudiseid alati võimalus saata bändibussi näiteks Ringvaate ajakirjanik, näidata lavadagust melu TV3 7 uudistes või muud sarnast. Suuremate sündmuste kommunikeerimisel on kandvaks PR-jõuks pressisündmus, kus on olulised loovad lahendused, mis sünnivad koostöös produtsendi ja tiimiga. Alati on hea vaadata, mis on sarnaste sündmuste puhul nii Eestis kui mujal maailmas tehtud. Muganda julgelt loovaid PR-lahendusi ja tõsta need lokaalsesse konteksti. Vaata, kuidas teised riigid sarnaseid kontserte on promonud. Sõnasta meedia väljaande ja loo pealkirja täpsusega PR-tegevused, nimeta kõneisikud. Visanda oma ideed ja tekkinud mõtted. Aseta need ajalisse järjekorda, analüüsi kriitiliselt töömahtu ja mõtesta kõige olulisemad ja realistlikumad tegevused ning määratle nende töömaht. Nüüd on sul alles jäänud need tegevused, mis viivad sind sihile. Tegu on ajamahuke ettevõtmisega, mis õnnestub hea meeskonna töö kaudu. Meedia on kontrollimatu, sest ajakirjanik valib endale meelepärased teemad ja lähtepunkti enda huvidest lähtuvalt. Jälgi igapäevaselt Eesti meediamaastikku, online-meediat, trükimeediat, kuula raadiot ja jälgi analüütiliselt teleprogrammi. Sellest hoolimata võib jääda enda teadmisest ja infoväljast väheks. Seetõttu soovitan kaasata erialaeksperte, PR-agentuure või välist nõustajat, sest professionaalse kommunikatsiooni jõu kaasamise kaudu jõuad suurema tõenäosusega oma publikule ja fännidele lähemale.